Tere õhtust! Eesti on startup imedemaa. Meil on üle 1000 startupi ja kui vaadata suhtarvuna meie rahvastikku, siis oleme me kindlasti maailma kõige kõrgemas topis. Miks on üldse oluline, et ühel riigil on nii palju startuppe, kuidas see meile tagasi annab ja mida see tähendab ühte startupi üleüldse arendada ja kuidas sellega algust teha? Täna sellest räägimegi. Minu nimi on Kadri Tammai, ma olen Tehnopol Startup Inkubaatori juht ja täna õhtul olen ma palunud siia meie vestlusringi Gerda startupist nimega Bruce, tere õhtust! Tere! Ja Bert Kenni startupist nimega Aufort, tere õhtust sulle ka! Tere, aitäh! Alustamegi sellega, et millega te tegelete, ehk startupid on harjunud ennast ja oma ideed kiirelt esitlema, ehk siis pitchima. Kui ma ütlen teile, et teil on nüüd 10 sekundit aega, et ennast esitleda, siis Gerda, sooviksid sa daamina olla esimene? Jaa, absoluutselt. Meie teeme ehitatud keskkonnale X-teed, ehk siis meie suur visioon on ühendada ehitise elukaare kõik osapooled, alustades projekteerimisest kuni lammutamiseni välja. Aitäh, Bert Kenn! Aufort on finantstehnoloogia ettevõte, mis arendab kõige läbipaistvamat ja lihtsamini kasutatavat online platvormi, mis võimaldab digitaalset investeerimiskulda võtta siis füüsiliselt välja kõige paindlikumatel tingimustel ja sellega siis kaubelda online keskkonnas. Nii et väga-väga erinevad külalised on meil täna. Startup ise on selline võõrsõna, eestikeelse vastena iduettevõte. Kui me mõtleme ettevõtluse peale üleüldiselt, mis siis teeb ühest ettevõttest startupi või palju poleemikat on tekitanud küsimus ka, et mis seal on siis nii palju vahet? Et Bert Kenn, alustame sinust. Mida sina ütleksid, mis on peamine erinevus võrreldes traditsioonilise ettevõttega? See on hea küsimus ja kuna ma olen ise mõlemad teinud, siis ma oskan ka võib-olla enda seisukohast lähtuvalt seda põhjendada sellega, et klassikaline ettevõtlus teeb selliseid klassikalised ärisid, no näiteks restoranid, eks ole, või muud säärased ettevõtmised. Startupina näen mina just sellist innovatiivset ettevõtmist, mis kasutab siis uusi tehnoloogiaid või sootuks töötab neid siis välja. Et tegelikult inglise keeles on 2 huvitavat terminit, et on innovation ja on nagu disruption. Et eesti keelde on neid natukene keeruline tõlkida nende tähendust, aga ongi just mõned startupid teevadki siis seda nagu innovation poolt ja teised siis teevad seda nagu disruption poolt. Et mulle isiklikult meeldib see disruption pool, aga seda on nagu väga keeruline sinna jõuda, sest et väga vähesed ettevõtted tegelikult siis suudavad sinna disruption valdkonda üldse jõuda. Et kui me siis kaunist eesti keelest lähtume, et siis see on turgu muutev innovatsioon, ehk siis midagi sellist, mida tegelikkuses enne ei eksisteerinud, ehk siis sa lähedki uut turgu looma. Just, Gerda, mis sinu jaoks startupi teeb? Ja ma olen igati nõus selle vastusega, et minu esimene mõte oleks seal kohal olnud ka, et startup on mõtteviis ja see eristabki sind, et sa tahad midagi kiiresti ja hästi ja innovaatiliselt teha. Et tegelikult meie ettevõttes me alguses tõrjusime natukene seda mõistet, mitte sellepärast, et me ei oleks innovaatilised, aga lihtsalt kuna meie arvamus oli alguses see, et startupi teevad ainult noored ja võib-olla need, kes esimest korda alles alustavad oma ettevõtlusega, aga tegelikult see on ükskõik, kes võib startupi alustada ja lihtsalt selle õige mindseti endale pähe panema. Just, et kui me siit siis tuletame, et üks asi kindlasti, mis siis võib-olla startupi eristab traditsioonilisest ettevõttest ka, et just tulenevalt sellest, et luuaksegi uut turgu, et siis sinna omakorda on sisse põimitud siis tegelikult innovaatilised uued ärimudelid ka, et ehk siis me ei räägi mitte ainult toote või teenuse innovatsioonist, vaid me räägime tegelikult ka ärimudeli innovatsioonist, et kui me kas või võtame naljatlemisi, et mis see taksoteenuse pakkumine nii innovaatilist siis ikka on, et teenusena on ta justkui ju pikalt olnud, et aga
aga mis siis teeb Uberist või Boltist nii eduka ettevõtte tänasel päeval, on selgelt siis ärimudeli innovatsioon pluss kiire kasv. Nii et kui me vaatame siis ka sellist skaleeritavuse tempot, et siis see on samamoodi üks nendest lähtekohtadest, mis siis võib-olla startupi eristab, et ma loodan, et te olete minuga nõus, et üks traditsiooniline ettevõte on väga tubli, kui ta võib-olla kasvab 10-15% aastas, et ta teeb asjad hästi, et siis kallid vaatajad startupilt, et kui te tahate sellesse maailma siseneda, siis sellist 10-15% kasvu oodatakse teil igal kuul. Nii et 10 korda võiks olla see kasv aastas, mitte 10%. Nii et see on ka kindlasti selline mudeli poolest üks asi, mis eristab tõepoolest. Ma lisaks veel juurde võib-olla selle, et see riski küsimus on ka oluline faktor, et klassikalises ettevõtluses see risk ebaõnnestuda on väiksem. Ma ei ütle, et ta on väike, aga startupi maailmas see risk ebaõnnestuda on palju-palju suurem. Ja teatavasti inimestele ei meeldi ebaõnnestuda, eks ole. Kõik tahavad ju kohe esimese hooga minna ja edu saavutada, eks ole, et sellega tuleb kindlasti nagu arvestada, et nendes ärimudelites see riskitase on nagu erinev, jah. Ja eks sul on võimalik palju võita, kui sa teed asju hästi ja sul on 8-90% tõenäosus seda mängu ka mitte võita. Nii et tõepoolest see statistika siis startupimist saadab, mis juhatabki meid järgmise teemani, et kui see on nii riskantne, miks te seda teete? Miks te sellele teekonnale ometigi astunud olete? Mis teid motiveerib? Miks te olete startupperid? Ma hea meelega alustaks, sest et meil oli väga kindel siht, sellepärast et me lihtsalt nägime seda karjuvat vajadust turul. Meie valdkond, ütlen ehitatud keskkond, see on valdkonna termin, mis tegelikult hõlmab endast ehitust, kinnisvara ja ka kinnisvara korrashoidu. Ja tegelikult see on nii-öelda digitaliseerimises väga maha jäänud ja meie meeskonnas lihtsalt oligi küsimus, et keegi ei ole teinud, nüüd siis meie teeme selle ära ja sellepärast me alustasimegi sellega ja võib-olla ka sellepärast me arvame, et meie risk läbi kukkuda on võib-olla väiksem, sest et me lihtsalt tõesti näeme, et seda on väga vaja. Et sa nägid seda probleemi turul ja te teate, et te suudate seda lahendada. Ja, et kui midagi läbi kukub, siis see ei ole see idee, mis läbi kukub, et siis seal on midagi muud. Bert-Ken. Teostus kukub tihti läbi, eks ole. Et mulle õudselt meeldib startupi maailmas just see innovaatilisuse pool, et ma olen ise väga tehnoloogia huviline inimene ja ma näen seda, kui palju on maailma majandus täna, eriti finantsmaailm muutumas. Et me oleme kulla valdkonnas, eks ole, kõik teavad, mis on kuld. Ja kuld oli maailma esimene raha, eks ole. Aga täna me leiame ennast olukorrast, kus mitte keegi ei kasuta kulda rahana. Ja me leidsime, et see on see valdkond, kus me näeme väga suurt võimalust. Me oleme äris, kus me räägime turu osast triljonites, mitte miljonites või miljardites, vaid triljonites. Et mul on alati suured numbrid meeldinud. Et tundub, et leidsin õige ja ägeda valdkonna just, et panna nagu vana ja uus asi kokku. Et see on kihvt. Et sinu puhul võib öelda, et kuld sõna otseses mõttes paneb sul silma särama. Absoluutselt. Me oleme sellisel ajahetkel, nagu me oleme, et koroonakriis on kõiki mõjutanud ühel või teisel moel, osasid mõjutanud väga negatiivselt, osasid võib-olla mõjutanud ka positiivselt, sellepärast et iga asi võib avada ka uue võimaluse ja uue ukse. Mida teie arvate? Kas praegu on pigem kehva aeg oma ettevõttega alustamiseks või vastupidi on võimalusi varasemast rohkem? Et mina leian, et ei ole halb aeg olemas. Et igas olukorras on oma võimalused olemas, et loomulikult erinevad ärid on erinevates ajahetkedes siis erinevates olukordades. Aga igas kriisis on võimalusi ja lihtsalt tuleb osata kohaneda. Vaat see on nüüd asi, mida ma näen, mis ka startupi maailmas on erinev nagu klassikalisest sellest ettevõtluses on see, et startupi inimesed tihti on võimelised kiiremini kohanema, et siis need pivotid on nagu palju sellised aktuaalsemad teemad. Et
kui üks asi ei tööta, siis tuleb midagi muuta selleks, et panna see tööle. Et tihti on inimesed klassikalises ettevõtluses rohkem kinni nendes vanades nagu harjumustes ja nendes süsteemides, et tuleks mitte isegi mõelda kastist välja, vaid kast tuleks üldse ära kaotada, eks ole. Et tuleks mõelda nagu hästi nagu avatult ja ma usun, et see ongi üks neid tegureid, mis aitab tegelikult selles muutuvas maailmas kohaneda ja toime tulla. Nõus, Gerda? Jah, ma olen absoluutselt nõus. Muutumine, kohanemine on isegi mitte koroona ajal ju startupi ettevõtte jaoks üks kõige olulisemaid asju, sellepärast et sa kogu aeg testid, sa kogu aeg saad tagasisidet, sa pead arvestama, mis töötab, mis ei tööta ja samal ajal tegema ka siis riskide ja ressursside pidevat analüüsi. Seega võib-olla natukene sinisilmi on öelda, et koroona tegelikult selles mõttes avas ju rohkem isegi uksi, sellepärast et kõik järsku läksid kaasa selle pidevalt muutuva mõtteviisiga ja siis äkki oligi selline või on siiamaani parem võimalus tutvustada inimestele midagi uut, kui nad on juba valmis uuteks asjadeks. Absoluutselt. Tehnopoli poole pealt tegelikult täpselt samamoodi, et me toetame startup'e, aga me toetame ka traditsioonilisema mudeli alusel töötavaid ettevõtteid ja mida me selgelt näeme, on see, et nii nagu teie tõite ka välja sellise startup mudelist on väga palju võtta, mida annab rakendada mis iganes tüüpi ettevõtetes, ehk siis tõepoolest nii nagu need märksõnad kõlasid, et selline kiire kohanemisvõime, muutuvate olude järgi siis plaanide ümbertegemine, et termin, mis ka kõlas, oli siis pivot ehk siis tõepoolest järsk selline suunamuutus ettevõtluses, et need ettevõtted, kes on harjunud ühe mudeli järgi toimetama, et võib-olla on väga raske ette kujutada, et mul on nüüd turg kinni, ma ei saa nüüd enam seda asja teha või nendele turgudele näiteks eksportida, kuhu ma olen varasemalt teinud, mis ei tähenda ometigi siis seda, et kõik võimalused on kadunud, et tulebki leida üles siis aktiivselt otsides need uued uksed ja selles on startupid väga head suunanäitajad, et startuperitel on väga hea nina, kuidas neid võimalusi üles leida. Teeme väikese pöörde, et kui me oleme ettevõtlusest rääkinud või mis teeb startupi, siis üks asi, mida startupide puhul alati öeldakse, on see, et idee tegelikkuses ei maksa midagi või maksab 1 euro, ütleme siis nii. Ja kõik sõltub tegelikult teostusest. Teostus omakorda sõltub inimestest ka. Ehk siis rääkige sellest, kuidas teie oma meeskonda komplekteerite, tõepoolest, millest lähtute, kui te uusi inimesi värbate siis sellesse meeskonda, kellest kõik sõltub. Gerda, tahad sa alustada? Jaa, muidugi. Meil on super meeskond selles mõttes, et kui me siin enne rääkisime uus ja vana, et seda me naerame omavahel kogu aeg, et meil on selline, ütleme, suure kogemuste pagasiga osa meeskonnast, kes on meie nii-öelda suurim väärtus tegelikult, sest et nemad on tulnud oma teadmistega ja nemad tunnevad seda keskkonda nii hästi, valdkonda ja ettevõtlust. Ja siis meil on sellised noored ja vihased, kes võtavad iga väljakutse vastu ja võib-olla niimoodi mingil määral ka uisapäisa, et kõike oleme valmis tegema, kõike oleme valmis ette võtma, aga siis me niimoodi tasakaalustame üksteist ja seda me oleme silmas pidanud ka nii-öelda meeskonna laiendamisel. Et me praegu ei ole küll esimese nii-öelda palgatöötajani veel jõudnud, aga see ringkond nõunikest ja mentoritest, kes me enda ümber võtame, nemad on, me oleme alati otsinud seda tasakaalu, et kõigil oleks taga tuum ja mingisugune alus, aga et oleks ka seda julgust ja ettevõtlikkust, et see on alati, mida me inimestes otsime. Bertken, palju räägitakse sellest, et kellega siis seda ettevõtet koos alustada. Ja üks loomulik viis tegelikult, kellega koos siis ettevõtet alustada, on tegelikult oma sõbrad. Ehk siis sa tunned neid inimesi, enamasti sa usaldad neid, et seal on nagu palju positiivset. Kas sõpradega tasub koos ettevõtet alustada sinu meelest ja miks?
loomulikult, miks mitte, et oluline on see ettevõtluse alustamisel, et need mõtted ja see sünergia nagu kattub. Et ja me kunagi tegelikult ei tea, kuhu ju mingid projektid välja jõuavad. No näiteks Aufort on meil väga hea näide sellest, kuidas me oleme tegelikult toimetanud peaaegu 7 aastat ja me saime aru esimese 6 aasta jooksul, et see ärimudel justkui nagu töötab ja ettevõte areneb ja kasvab, aga see ei ole päris see, kus me näeme, et me tahame, et see ettevõte oleks. Ja me olimegi tegelikult oma ärimudelit muutmas, millega me siis ka tegelikult sisenesime startupi maailma, et me tegelikult justkui tulime klassikalisest ettevõtlusest startup maailmasse. Tulite ära sealt. Täpselt, täpselt ja seoses sellega me oleme ka oma tiimi siis viimase aja jooksul muutnud või kohandanud, et me oleme võtnud tiimiliikmeid juurde, mõned tiimiliikmed on siis natukene astunud kõrvale, sellepärast, et ärimudel on muutunud, eks ole, ja see on täiesti normaalne. Et ega kunagi ei tea, see ongi see, et kui sa alustad mingisuguse vormiga, et sul võib olla üks idee, aga sa proovid seda nii-öelda turul siis tööle panna, aga see võib-olla ei tööta. Et näiteks väga hea näide on nagu see, et mullikile näide, kuidas mullikile tegelikult töötati algselt välja selleks, et ta oleks seina peal tapeedina. Aga selle ideena ei töötanud, eks ole, et me täna kõik teame, mis on mullikilest tänaseks saanud, eks ole, ta on üks kõige paremaid transpordikaitsevahendeid. Et see on hea näide nagu sellest, et sul võib olla mingi idee, sa tuled sellega turule, sa proovid seda turundada, müüa, eks ole, aga päeva lõpuks sa jõuad kuskile hoopis teise nagu lahenduseni. Et tiimi puhul ka täpselt samamoodi, eks ole, et inimesed, kes võib-olla alustavad alguses selle ühe ideega, siis ja see idee muutub, siis ega see tiim ei saa ju jääda tegelikult samaks. Absoluutselt. See on okei, et tiim muutub ja oluline just selle tiimi puhul ongi see täpselt nagu sa ütlesid, et see idee selles mõttes ei maksagi midagi, et põhiline maksab see teostus ja need inimesed, kes seal on ja meie oma ettevõttes lähtume eelkõige sellest, et meil on eksperdid ja meil on nii-öelda A-players ehk siis nii-öelda tegijad pundis, kes näevad seda suurt pilti. Et oluline on, ma olengi hästi nagu detailirohke inimene, aga mulle meeldib aeg-ajalt tulla nagu zoomida välja ja vaadata seda asja kaugelt, et näha seda suurt pilti, et see annab palju parema nii-öelda mänguruumi. Kõrvalepõige mullikile teemadel ei saa jätta mitte mainimata, et plastikust mullikile siiski ja loodetavasti varsti on juba eilne päev, et meil on siin Eestis innovaatiline ettevõte täiesti olemas nimega Vula, kes tegelikult toodab siis keskkonnasõbralikumat alternatiivi sellele tootesse siis lambavillast mullikilet täpselt samal eesmärgil, mida Bert Ken välja tõi, et ehk siis transportida kaupu turvaliselt. Aga tulles teema juurde tagasi, siis Bert, sa ütlesid, et teil nii-öelda ettevõte areneb, teil on the players. Gerda, ma küsin sinu käest, kuidas siis endas seda tasakaalu leida, et kõik räägivad, et sa pead palkama parimaid võimalikke inimesi selles ajahetkes, et jõuda siis nende supertulemusteni, aga ometigi vahel on niimoodi, et lihtsalt terve ports tööd ootab siit tegemist, et kumbat siis teha, kas jääda ootama seda ideaalset inimest või palgata nüüd ja kohe kiirelt keegi, kes töö ära teeb, võib-olla mitte samaväärselt hästi, aga siiski teeb ära? See on raske küsimus. Aga mina arvan, et inimesi annab ju välja koolitada alati, et see on juba selline isiklik filosoofia, et ma pigem otsiksin suhtumist. Suhtumine on asi, mida ei saa õpetada ja suhtumise nagu parandamiseks seal võib-olla ei aita ka mis iganes motivatsioonipaketid, et kui töötajal on suhtumine, valmidus õppida ja anda endast ka parim, siis tegelikult võib tulla ka see kohe ja praegu, kui ta ei ole igas asjas number 1. Aga see on juba täiesti selline klassikaline lähenemine ja ma olen sellega nõus ja ma olen seda ka järginud. Kas sa oled palkamisel mööda ka pannud sellest intuitsioonist lähtuvalt, et kui sa ütled, et sa otsid pigem nagu õige suhtumisega ja Bert Ken, see küsimus ka sulle, et kas teil on halvasti ka kuidagi kumbagi läinud, et tegelikult nagu ei ole lõpuks seda õiget inimest ikkagi leidnud, et sisetunne on alt vedanud? Jaa, selles mõttes, et
ega kui inimene ennast nii-öelda presenteerib, mis on tema oskused ja millest on tugev, eks ole, siis see on see mündi üks pool. Teine asi on see praktiline pool, et seda näeb ajaga, kuidas inimene suudab siis reaalselt ka tulemusi lauale tuua. Et paljud inimesed võib-olla on head nii-öelda müügiinimesed, nad oskavad ennast hästi müüa. Aga minu kogemus on näitanud, et vähem inimesi suudavad reaalselt ka tulemusi lauale tuua. Et ega see ei ole selles mõttes ühegi ettevõtja, kuidas ma ütleks siis möödapanek, et võib-olla on võetud tööle inimene ja ta ei ole nii hästi suutnud tulemusi tuua, et see on täitsa okei, et loomulikult see intuitsioon on oluline, seda peab kuulama, inimestel on see intuitsiooni tasega nagu erinev, eks ole. Aga ma arvan, et aeg paneb selles mõttes kõik asjad nagu paika, et näitab ära, kes suudab tiimis nagu mängida ja tulemusi tuua ja kes mitte. Ma ütleksin siinkohal veel juurde, et tegelikult töökoormusega ju annab alati ka mängida, et tiimi sees seda annab ümber korraldada ja hoides seda sama suhtumist, et kõik on hästi fluiidne, agiilne, et kui sa ütlesid, et vähem inimesi suudab praktilisi tulemusi lauale tuua, siis ma alguses mõtlesin, et sa ütled, et vähema meeskonnaga saab rohkem ära teha, et ma oleks sellega tegelikult päris nõus olnud, et meeskonda ei ole mõtet ka ilma asjata suureks paisutada, kuna kui sul on pigem tiim, kes on pidevalt omavahel suhtluses ja neil on oma rütm ja vahepeal läheb tõesti koormus suureks, on paratamatu, aga pigem siis võtta see pühendunud tuumik ja teha nendega võimalikult palju ära, kui et hakata ka uisapäisa väga palju inimesi juurde võtma. Meeskonna teemas ma ei saa jätta küsimata, et üks põletavamaid küsimusi tegelikkuses on, kui inimesed tahavad oma ettevõttega alustada, siis tihtipeale seda rahamäge ei ole kuskil ootamas ja sul on palgatöö ja siis sa tahad võib-olla ettevõtjaks hakata ja justkui sellest nagu palgatöö rattast ennast välja rabeleda. Millal siis on õige hetk seda teha? Ehk millal tuleks palgatööle ei öelda ja panustada siis 100% startupi, samal ajal silmas pidades, et võib-olla päris ainult makarone süüa ja vett juua nagu pikas perspektiivis ka ei tahaks. Pärt, alustame sinust. See on väga hea küsimus. Et ma võib-olla tooks siinkohal paralleeli laste saamisega. Et on hea ütlus, et mida varem sa saad lapsevanemaks, seda parem, eks ole, sest seda lihtsam on. Et samamoodi ma näen, et see on ettevõtluses, et ega see ei olegi lihtne ja õiget aega ei olegi olemas. Aga mida varem seda teha, seda parem, sellepärast, et see on jällegi see fookuse küsimus. Et kui teha pikalt nii-öelda põhitööd, mis toob selle sissetuleku, mina olen seda väga pikalt teinud ja paralleelselt oma ettevõtted sealt kõrvalt käivitan, ma tean, mis see tähendab, siis mida pikemaks aeg venib, seda keerulisemaks tegelikult see nagu muutub ja seda hiljem näeme ka oma ettevõtluses ju tulemusi, eks ole. Et selge on see, et pea ees ei maksa vette nagu tundmatus kohas hüpata, et mingisugune tulemuslikkus peab juba ettevõttega olema, eks ole. Aga just startupi maailmas ma näen ka seda, et need inimesed, kes tahavad selles valdkonnas olla, peavad olema valmis tükk aega ilma igakuise sissetulekuta töötama, et tulebki nüüd vaadata üle oma kulud. Et see on nüüd teine pool mündist, et mida mina olen ka oma elus viimastel aastatel palju teinud, et ma olen just kulusid toonud allapoole. See on see koht, kus paljud ei taha kompromisse teha, eks ole. Aga see on raske, see nõuab loobumist millestki, millega sa oled juba harjunud. Täpselt. Aga seda tuleb teha, et ja just eelkõige selle eesmärgi nimel, mida sa tahad saavutada, kuhu sa tahad jõuda. Et ükski selline turvalisus tegelikult ei ole ju inimkonda viinud kuskile suurte tulemusteni. Et suured tulemused sünnivadki väga paljuski ebamugavates tingimustes. Ja seda on ju mitmed koolituskuurud ka rääkinud, et sa peadki panema ennast võimalikult ebamugavasse olukorda, sellepärast et see sunnib sind rohkem oma mugavustsoonist välja tulema ja pingutama.
absoluutselt nõus ja võib-olla siin kõrvalpõikena olgu öeldud ka, et kui me rääkisime enne siis sellest ebaõnnestumise määrast ja see statistika on tõepoolest üsna rusuv, et väga paljud startup ettevõtted tegelikkuses ei õnnestu, siis jälle, kui sa õnnestud, ehk siis kui sa teed asju õigesti, et meil on Eestis ka tegelikult 4 ükssarviku staatuses ettevõtet ehk nende ettevõtete väärtus on rohkem kui $1 miljard, nii et teistpidi siis, kui sa hoiad kokku algfaasis, siis mängid oma kaarte õigesti ja tegelikult see võiduvõimalus siiski ka finantsstabiilsuse mõistes on täiesti arvestatavalt olemas. Rääkides tegelikult rahast, siis Gerda, ma küsin sinu käest, et kõik räägivad startup maailmas sellest, et ettevõtteid eriti just algfaasis, aga ka hiljem kasvufaasis finantseeritakse siis mitte justkui nagu käibekasvu, vaid investeeringute pealt. Ja mitte lihtsalt investeeringute pealt, vaid kõik otsivad justkui seda õiget raha või tarka raha. No mis asi on tark raha? Et kas siis tavaline raha laual ei kõlba? Tavaline raha laual on kindlasti selline, mille järgi käsi tahaks kohe haarata, aga tihtipeale see ei pruugi õige otsus olla, et eks meil on neid vestluseid siiamaani väga tihti niimoodi regulaarselt, et mis raha me otsime, kui palju me seda otsime ja mida me sellega tahame saavutada ja mis riskid me endale sellega kaasame, kui me võtame väljaspoolt raha sisse. Tark raha on see, et sa saad endale investori, kes ei toeta sind ainult finantsiga, vaid ta toetab sind oma teadmistega, kontaktidega, võib-olla oma kogemustega, et see on alati hea, kui sulle tuleb investor, kes võib-olla tunneb sinu valdkonda, on juba investeerinud samasugustesse ettevõtetesse, on näinud võib-olla teisi ebaõnnestumisi ja õnnestumisi ja saab sind sellega kaasa aidata. Et see on see ideaalne raha arvatavasti, mida kõik startupid endale kaasata tahaksid. Aga selle kõigega tuleb alati olla ettevaatlik, sellepärast et raha ei anta ju niisama ja selles osas peab lugema nii-öelda seda peenikest kirja alati ja mitte laskma endal siia neid euro- ja dollarimärke tekkida, et pimedus. No kindlasti ei anta nii, samuti investor tahab ka lõpuks kordajaga oma raha tagasi saada, aga teistpidi siis tõepoolest nii-öelda sellel panustaval investoril on siis oluline motivatsioon ka endal siis tõepoolest kaasa aidata selle ettevõtte käekäigule. Bert, millist investorit teie otsite või kas te olete mõnele ka ei öelnud, et ei sobi? Tundub, et ei teki seda ühist arusaama. Oleme küll öelnud, jah. Et ma olen väga nõus eelpool räägituga, et just seetõttu, et raha on tegelikult igal pool olemas. Et kui paljud ütlevad, et ma ei saa ettevõtlust teha, et mul ei ole raha, siis see on jama jutt. Et raha on igal pool, seda tuleb lihtsalt osata küsida. Ja seal on teatud siis elemendid, mida investorid vaatavad. Et need tingimused tuleb nagu täita. Aga mida nad siis vaatavad? No eelkõige nad vaatavad, eks ole, idee peab olema hea, mis on väga oluline, on cap table ehk siis tiim, et see peab olema piisavalt atraktiivne investorite jaoks, et investorid vaatavad alati, kui me räägime startupi maailmas, siis räägime ingel-investoritest, eks ole. Ingel-investorid, kes ei tea, on siis investorid, kes sisenevad ettevõtetesse hästi varajases faasis, et nad võtavad suure riski, aga väga palju on võita. Ja ingel-investorid siis vaatavad mitu sammu nagu ette. Et nemad vaatavad nagu seda, et kui me teeme nüüd ühe selle raha tõstmise, et mis siis sellele nagu järgneb, et mitu tõstmist me saame nagu veel teha, et see asi oleks nii-öelda ka tulevastele siis investoritele atraktiivne. Et see on kindlasti nagu see nüanss, mida nad vaatavad. Loomulikult tiimi pädevus, et see on enda jaoks äärmiselt oluline. Siis nad vaatavad, kui suur loomulikult on see kogu see turuosa, eks ole, et kui suur reaalselt selle nagu ettevõtmise potentsiaal on, et ideid on igasuguseid, aga kui see turupotentsiaal ei ole liiga suur, siis ei ole tihti investorite jaoks nagu väga atraktiivne, et
seal tuleb ka mängu väga tehnilised nüansid, näiteks meie ettevõtmise puhul on see, et meil on käive näiteks on suur, aga meie marginaal on nagu väiksem, sest meil on nagu rohkem mahuäri, eks ole, et näiteks ingelinvestor vaatab, mis see EBITDA suhe nagu on, et meie äri on hästi selline kapitalimahukas, et mõne ingelinvestori jaoks näiteks ei ole niivõrd atraktiivne kui teise jaoks, et need investorid on ka nagu erinevad. Okei. Kui me hakkame vaikselt juttu ka koomale tõmbama, et siis tõepoolest, kui võib-olla traditsiooniline äri saab alguse kas enda säästudest, siis seda võib saada ka startup maailmas, et räägitakse, et on võimalik siis finantseerida enda oma läheduste, oma sõprade abil. Bert juhatas tegelikult juba diskussiooni ka ingelinvestorite peale, kes siis tõepoolest investeerivad enda raha siis riskantsetesse ettevõtetesse, lootes siis ühel päeval kordajaga siis seda tulu tegelikult tagasi saada. Nii et mida ma kindlasti tahan öelda või julgustada inimesi selles osas, et raha on maailmas olemas piisavalt, et küsimus ei ole selles, et ei oleks heade ideede teostamiseks suurepärase meeskonnaga võimalus finantseeringut saada. Seda kindlasti on võimalik saada, et küsimus ongi pigem selles, kas see meeskond selles ajahetkes suudab seda teha, ehk siis kas turg on selleks kõigeks tegelikult valmis ka. Ja võib-olla me võiksimegi siis lõpetada sellega, et kas teil on mõned soovitused alustavatele ettevõtjatele ka, et kui te olete ise nüüd ettevõtja teekonnal käinud juba, siis milline oleks võib-olla selline peamine soovitus, mida te soovitate neile, kes on selle teekonna alguses? Gerda? Katseta, proovi, julge teha, julge küsida. Tegelikult siin ei ole mitte midagi rasket. See on, mis eraldab ettevõtjaid tavainimestest. Ma arvan, et see ongi see ettevõtlikkus, et võib-olla siin minu nõuandes ei ole midagi sellist, mida inimesed varem kuulnud ei ole, aga tegelikult nii ongi, et see ongi kättevõtmise asi, eesmärkide seadmine, riskide analüüs ja nagu iga teine asi. Bertken. Mina julgustan inimesi võimalikult varakult reaalselt nagu proovima hakata, nagu sa ütlesid, et peale hakkamine on pool võitu. Et väga paljud inimesed ikkagi istuvad oma mugavustsoonis ja kaaluvad ja mõtlevad liiga palju. Et see on jällegi see nooruse küsimus, et mida varem hakata nii-öelda proovima, tegelikult ka seda vähem on kaotada, eks ole. Et seda rohkem saab riskida, et kui meil on juba pere, meil on lapsed, asjad, eks ole, siis inimesed ei ole enam nii riskialtid, eks ole. Et kui me oleme noored, siis me saamegi võtta rohkem riske. Ja mis saab meiega juhtuda? Ainuke asi on see, et me võib-olla kaotame rahaliselt, aga me oleme nii palju võitnud teadmistelt, kontaktidelt, kogemustelt. Need on need asjad, mida keegi saab kunagi ära võtta. Täiesti nõus. Ehk siis katsetage, proovige, testige, tehke seda nüüd ja kohe, ärge lükake seda kuhugile määramatusse kaugusesse edasi, sellepärast et nagu Bertken ütles, et mis siis ikka saab nii halba tegelikult juhtuda. Ja kui te tunnete, et endal jääb natukene võib-olla kogemusest puudu, vajaksite tuge, siis Tehnopol Startup Inkubaator on teie jaoks. Me oleme 300 ettevõttega juba töötanud ja kui te tunnete, et meist võiks olla abi ka teie jaoks, siis hoidke meie tegemistel silma peal. Aitäh, Gerda, aitäh, Bertken, täna tulemast ja uute startup kohtumisteni. Aitäh. Aitäh.